me oleme nüüd, nagu te võib-olla märkasite, Kristjani saatnud stuudiost välja. Kristjan on Tallinnas energiaavastuskeskuses ja mida põnevat seal juhtumas on, kohe saame teada. Ja, aitäh, Romi. Me olemegi istume siin praegu Solaride'i autos ja tõepoolest energiaavastuskeskuses. Tegemist on, tere hommikust, Arja. Tere hommikust, Kristjan. Tegemist on siis nüüd täiesti eestlaste disainitud. Ma arvan, et paljud telehommiku vaatajadki on näinud seda autot väljastpoolt. Räägi natuke lähemalt, kuidas see nüüd sattunud on nii, et see on siia energiaavastuskeskusesse jõudnud? Vaata, see tegemist on esimese autoga, mis on sõitnud Marokos aastal 2021 ja see on tehtud täiesti nii, nagu sa ütlesid, Eesti noorte poolt on ju. Ja nüüd Solaride, see on selline õppeprogramm, läbi mille kasvatatakse välja uue insenere. Nemad tegelevad juba sellega, et lanseerivad 6 aja pärast 3. autot, millega nad sõidavad Austraalias. Ja selleks, et saaks noortele näidata, lastele näidata, kuidas see päikeseenergia, kuidas saab seda liikvele panna, saab sellega sõita. Selleks me paigutasime seda siia energiavastuskeskuse. Miks? Sellepärast, et meie eesmärk näidata noortele, mis need taastuvad energiaallikad ja mis need tehnoloogiad on ja mis on nagu meie olevik ja tulevik. See on nüüd täiesti siis püsiekspositsiooni osa. See nüüd juhatabki sisse teie uue püsiekspositsiooni, mis keskendub päikeseenergiale. Jaa. Mis muidugi esimene asi on see, et lihtsalt niisama auto ei ole ja sisse istuda ei saa. Te olete pannud siia ka sellise rallimängu sisse. Kas see on nüüd mingi spetsiaalne asi, mis siia tehtud on või? Jaa, kindlasti. See on tehtud meie partneri Kufa RC Drift poolt ja tänapäeva noored on ikkagi, nad on alati actionis, alati tegevuses. Meil on üks 5-aastane, kes istub ja sõidab palju paremini kui mina. Just, näed, kui võrrelda. Ja ongi, neil on alati vaja tegevust, nad õpivad läbi seda, et käed külge, keha külge, sellised tegevused ja kui sa seda ei tee, siis tegelikult väga raske on seletada, et mis on see päikeseenergia, kuidas see toimib ja üleüldse, mis on energia. Mul on kahtlus, et see on üks põhilisemaid eksponaate teil nüüd siin, et kõik poisid tahavad ja ka tüdrukud sisse tulla ja lihtsalt sõita siin tunde ja tunde. Ja, see on üks esimesest eksponaatidest, aga tegelikult nüüd tuleb veel, et meie maja tuleb ka elektriautode rada, kus täiesti saab nagu seda elektrimobiilsust tundma õppida, tuulikud, tuumaenergia näitused, nii et me püüame ikkagi tutvustada kaasaegset taastuvat energiaallikat just sellised käed külge tegevuste kaudu. Tead, aga ma tean, et me siia sisse oli keeruline saada, püüame siin kuidagi välja ka saada, et näidata mismoodi teised asjad siin. See ei ole lihtne. See ei ole tõesti lihtne. Ma loodan, me midagi ei lõppunud vist, kõik on hästi, kõik on tõekorras. Nagu näed, Kristjan, siin ongi neid päikeseenergiapaneelid on ju spetsiaalselt selle auto jaoks, millega see auto sõidab mitte kütusega, vaid just päikesepaneelidega. Need samad. Aga kui me siit edasi liigume, Tarja, natukene, siis ma saan aru, et tegelikult see, mis siin on ka äärmiselt oluline, et kui inimesed tulevad, ja kindlasti kallis Eesti rahvas, toetame meie noori. Nemad just praegu lanseerivad oma 3. autot ja lähevad, kaitsevad meie lipuvärve Austraalias. See on hästi oluline, et nad võidavad neid võistlusi, nii et saadame need Austraaliasse ja panustame hooandja kampaanias. Väga ja nii, et kui olete siin ära sõitnud selle autos, siis tulete teete annetuse. Vaatame natukene Tarja veel ringi siin energiavastuskeskuses, et mis see uus püsiekspositsioon, mis päikeseenergiale keskendub, mis ta teil veel teeb? Siin on muidugi see väike mudel nüüd, eks ole näha. See ongi see esimene auto on ju ja mis siin veel on, siin on kindlasti see, et see on 2 korrusel. Me näeme seal Tallinna digikaksikut, kus saabki tulla ja uudistama, lööma sisse oma aadressid ja vaadata, et kuidas need päikesepaneelid, kuhu nad sobivad, kuhu nad ei sobi on ju ja palju nad elektrit toodavad. Mismoodi? See on nüüd siis Tallinna kaart, siia saab tulla. Ma saan valida midagi siit? Just, saad valida oma aadressid ja vaadata konkreetsemalt, et kuhu need siin on Vabaduse väljak näiteks oli näha. Siin on Vabaduse väljak just ja saab selline kärsitu on ju, aga kui te tulete, siis niimoodi rahulikult vaadate ja siis saab oma Metsa pole mõtet minna. Metsa pole mõtet mitte. Et ühesõnaga rahulikult, kui tulete, siis saab seda nii-öelda uudistada. Okei, ja kui sa ütlesid, et 2 korrusel, siis liigume nüüd siit esimeselt korruselt alla. Just. Või teiselt korruselt alla selle auto juurest ja siin all on siis nüüd see osa, mis puudutabki, ütleme, kõike seda, mis meie päikeseenergia on, et kust need päikesepaneelid tulevad ja kõik muu säärane. Just. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga saigi siin välja pandud
kolmanda põlvkonna räni ehk päikesepaneelid, mis on sellised painduvad, mis sobivad igale poole, mitte ainult katusele, vaid näiteks seintele ja igasugustele pindadele. Ja siin on näidatud, kuidas täpsemalt, milles koosnevad päikesepaneelid, mis neid koostisosad on, et sa saadki nagu vaadata, mis see päikesepaneel, kuidas see toimib, on ju. Ja siin on näiteks üks selline näidis, kus sa saad uudistada, kuidas see lõpptulemus välja näeb, mis meie katuste peal on ja kui... Ma võin katsuda? No, kindlasti, jaa. Ei juhtu sinuga midagi. Ma lihtsalt vaatasin, et sa vajutasid nuppu ja siis automaatselt, kui keegi vajutab mingit nuppu, see nüüd peakski olema see, et see päikeseenergia tuleb ülevalt alla, jah? Just. Ja Aare Baumer, kõik tunnevad Aare Baumerit, on ka panustanud oma poolt eksponaatide loomisse ja siin saab natukene tundma õppida. Mis sa arvad? Et kus paremini toimivad päikesepaneelid, kas pigem sellises jahedas kliimas või pigem sellises kuumas kliimas? No loogika ütleks, et soe on ju, aga kui sa niimoodi küsid, siis tegelikult on külm kliima, eks ole? Just, ja et pigem jahedas kliimas ja ongi siin vaatame, et hommikupäike on... Ja sealt tuleb nüüd peale, eks ole? Siis on lõunapäike, õhtupäike, et ta näitab seda Kui kiiresti siis see energiat laeb, jah? Just, jaa. Et ta näitabki seda päikeseenergia mahu ja kuidas see mõjub täpsemalt siis päikesepaneelide. Oota, aga mis öösel saab? Oota, ma proovin seda. Nii, proovi. Ikka väga, rohkem ei midagi. Just. See on kõik, aga midagi ikkagi tuleb, vaata. Natukene ikka tuleb, aga peab tunnistama, et ikkagi selle vastu ei saa, et kui kõige rohkem päikest, siis ka kõige rohkem energiat. Õhtul ei tule midagi. Õhtul tuleb ka natukene. Ikka vähe. Ikka vähe. Et hommik lõuna kõige rohkem. Just. Et sellised lihtsad asjad, aga selle kaudu me õpime tundma just seda, mis see päikeseenergia on. Näiteks paneelide peale tuleb valgus, on ju, siis kõik need aparaadid hakkavad tööle. Samamoodi paneelid saavad valgust ja see putukas... See liigub valgusega praegu või? Just, see liigub valgusega. Päris hästi liigub. Üldse pole palju vaja või teil on pidevalt mingisugune valgusallikas siia peale? Just, jah. Ja see on nüüd kõik terve esimene korrus on Darja siis täis nüüd seda, mis puudutab kogu seda päikese poolt. Päikeseenergiat. Aga eesmärk on selline, on tõesti täita maja taskuvate energiaallikatega, selle tutvustamisega ja lisaks sellele pakkuda võimalus ka õpilasfirmadele seda kõike arendada oma projektide kaudu, et olla selline energiahab. Ja, ma jääks veel korraks siia, sest et siin oli lahedalt näha, millest siis ikkagi see üks päikesepaneel koosneb. Üks asi, Darja, mis mulle meelde jäi või kõrva jäi, oli see, et sa ütlesid ka, et teil on tegelikult plaan veidikene suurem veel, sest energiat on ju igasugust liiki ja sa mainisid tuult ja sa mainisid tuumaenergiat. Just, nii. Mismoodi te kavatsete nüüd seda siin kõike näitama hakata? Seda ikkagi interaktiivsuse kaudu, et see käed külge meetodi kaudu. Tuumaenergiale käsi külge ei tahaks väga panna. Näiteks ka seda küll, aga sa saad seda ohutul viisil ikka teha. Näiteks virtuaalse reaalsuse kaudu minna sinna tuumareaktori sisse, miks mitte on ju jalutada ja vaadata, kuidas see toimib. Ma arvan, et see on hästi aktuaalne teema praegu ja ma arvan, et see koht võiks olla just see, kuhu sa tuled ja vaadatki, et mis need energiat, erinevad liiki energiat on. Ja kaugel te olete nüüd kõige sellega, et kui praegu saavad inimesed tulla juba ja kogu seda päikeseenergia poolt avastada, siis millal võiks tulla ja tuule- ja tuumaenergiat avastada? Tegelikult kui üks näitus on valmis, siis kohe alustame ka järgmisega, nii et tuumaenergia näitus on juba täiesti planeerimise faasis. Nii et see on püsinäitus, see jääb nüüd siia, et ei pea kartma, et nüüd, kui ma selle nädalavahetusele ei jõua, siis rohkem ma seda kõike kogeda ei saa. Tegemist on püsinäitusega ja me oleme avatud terve nädal, pühapäeviti, laupäeviti, nii et kõik on teretulnud siia kohale. Ma kujutan ette, kuidas te olete nüüd teinud selle seal, kui me üleval alustasime seal selle ralliauto selles, et nüüd ei juhtuks nii, et keegi tuleb ja istub õhtuni selle ühe taga, et kuidagi sõbralikult tuleb seda jagada, kas keegi tuleb, ütleb, et kuulge vabandust, et nüüd võiks anda teistele ka võimaluse. Siiamaani sellist probleemi ei ole olnud ja inimesed on olnud kõik hästi viisakad. Väga tore. Darja, aitäh sulle selle kiire tutvustuse eest ja Energiavastuskeskus ju, kes nädalas ei saa tulla, nädalavahetusel olete ju ka lahti, et seda kõik uudistama tulla. Absoluutselt 7 päeva nädalas. Ei saa öelda, et 24 tundi, aga kindlasti kella 10-st kella 7-ni olete teretulnud. Aitäh sulle, Darja! Aitäh!